Tere tulemast vaatama EKRE aasta kokkuvõtte saadet. Sündmuseid ju juhtub aasta jooksul nii palju, et ega kui me siin praegu hakkame mõtlema, kas me mäletame, mis toimus märtsis või mis toimus juunis, me tuleme teile appi selleks. Aasta loomulikult algas samamoodi nagu ta lõppes ERR-i perverssuste kurgust alla surumisega Eesti vaatajatele. Jaanuari alguses 2025 oli esimene suur ühiskondlik teema, vähemalt kõikidele normaalsetele inimestele oli see, kuidas siis ERR-i aastavahetusprogrammis transideoloogiat meile kõigile esitleti kui midagi maru vahvat ja toredat. Kogu selle skandaali siis nii-öelda tuules sai meile kõigile selgeks, et ERR ei ole meediamaja, vaid on propagandaasutus, mis võtab Eesti maksumaksjate taskust seal suurusjärgus 45 või isegi veel rohkem miljonit aastas. Ja juba siis ütles EKRE, et ERR-iga on meil tõsine probleem, nii asjad jätkuda ei saa. Ja selle jaoks, et veel kord kinnitada, et EKRE-l on alati õigus, aasta lõpul, novembrikuus, isadepäeval suutis siis ERR panna isadepäeva hommikusaatesse ühe homopaari, kes oli Eesti seaduseid, kriminaalseaduseid rikkudes endale lapsed ostnud ja näidati seda meile siis kui mingisugust isa ideaali või pere ideaali. Kogu selle teema peale liberaalid viisid jutu kuskile täiesti valesse kohta, kus siis ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann julges avaldada arvamust, et see polnud päris sobilik asi ja loomulikult meelsuse väljendamise eest, mis ei ole kooskõlas liberaalse demokraatiaga ja liberaalse väärtusruumiga, võeti inimene ametikohast maha. Nii et ERR on parandamatu, seda me kõik teame. EKRE on teinud eelnõu ERR-i laiali saatmiseks, likvideerimiseks. Aga jaanuar oli siiski pikk kuu ja selles juhtus palju asju ja minu meelest ikkagi tuleb kõigile siin õnne veel kord soovida. Jaanuaris, 20. jaanuaril astus ametisse Ameerika üle-eelmine president Donald J. Trump. Ja Trumpi nii-öelda teine ametiaeg algas. Ja algas kohe väga kiiresti, väga jõuliselt. Trump kirjutas esimestel päevadel, ametisoleku päevadel kohe alla, seal minu meelest 100 presidendi siis neid executive ordereid ehk täidesaatvaid korraldusi, sulges põhimõtteliselt üleöö Ameerika piirid illegaalsele immigratsioonile. Aasta lõpuks kokkuvõtteid tehes ütlevad ameeriklased, et nad on riigist välja saatnud üle 500 000 illegaali ja ise on lahkunud, kuna neilt on ära võetud toetused või neil ei ole võimalik enam tööl käia. Ise on lahkunud seal kusagil 1,6–1,7 miljonit, nii et kaugelt üle 2 miljoni illegaali on Ameerikast juba lahkunud ja tempo kogu aeg kasvab, nii et oma ühe keskse valimislubaduse on Trump juba mõne kuuga ellu viinud. Aga Trumpi asjadest jõuame kindlasti rääkida teisi kuid ka kommenteerides. Mis meie vastus on? Trumpi inauguratsiooni kõnes, see oli nagu loeks EKRE kongressi kõne. Et Trumpi inauguratsiooni kõnes võeti ette loomulikult immigratsioon, võeti ette rohepöörde lõpetamine, võeti ette sõja õhutamise lõpetamine ja võeti ette ka siis transideoloogia, homoideoloogia, kogu selle väärastunud, nii nagu nemad ütlevad, DEI ehk diversity, equity ja inclusion, mis Euroopas on see siis natuke teistmoodi, aga kogu selle homoagenda väljajuurimine riiklikust poliitikast. Ja millega Eesti valitsus vastas sellele? Kristina Kallas, meie nii-öelda haridusminister, tuli Riigikogu pulti ja ütles, et see on täiesti õige, peabki olema 7. või 8. klassi õpikus kirjas, et inimestel on rohkem kui 20 erinevat sugu ja kui EKRE saadikud küsisid, et aga mida siis lapsevanem tegema peab, kui tema ei ole nõus selle jutuga, see on vastuolus loodusseadustega, see on vastuolus loomuseadusega, mis siis teha? Kui meie ei ole nõus, et meie lastele õpetatakse, et on 20 või veel rohkem sugu, siis Kristina Kallas teatas, et lapsevanemad peavad sellega leppima. Lapsevanem peab aktsepteerima ja ometigi seda, et lapsele antakse informatsiooni selle kohta, milline tänane ühiskond välja näeb ja millised on täna teaduses, täpselt samamoodi teaduses saavutatud konsensuslikud arusaamad inimestest ühiskonnas ja inimrollidest ühiskonnas ja ka seksuaalsusest ühiskonnas.
Jaanuaris hakkas kerima ka sisepoliitikas siiski tähtis sündmus. Me hakkasime ette valmistama umbusaldusavaldust Kristen Michalile. Kristen Michal suutis endale kaela tõmmata, kõikide normaalsete inimeste viha sellega, et ta Riigikogu infotunni ajal pomises mikrofoni Anastasia Kõlvartile, et loll on ikka raske olla. Ei tea, kas ta rääkis iseendast või kellestki teisest, aga meile jäi küll mulje, et ta arvas, et Riigikogu saadikud, Riigikogu naissaadikud on lollid. Ja üldiselt ikkagi ministrid, eriti peaminister, ei tohi Riigikogu saadikutele niimoodi öelda. Vot see on nüüd see reformierakondlik retoorika. See on see poliitiline kultuuritus, millest millegipärast liberaalid käivad kurtmas, et kuidagi EKRE-l on puudu. Aga kui me vaatame nüüd Michali sõnavõtte, kui me vaatame Jürgen Ligi sõnavõtte, kui me vaatame siin ühe või teise sotsi sõnavõtte, siis täiesti ilmne on see, et selle kultuuritusega ja retoorikaga on probleem siiski liberaalsel leeril, mitte konservatiivsel leeril. Mis siis juhtus selle umbusaldusega? Umbusaldus tuli menetlusele veebruari alguses ja Eesti ajaloos pretsedenditu olukord. Peaminister ei saanud enda leerist ehk koalitsioonist ühtegi toetushäält. Tõsi, umbusaldused vajavad 51 poolt häält ja senikaua, kuni koalitsioon on enamuses, need läbi ei lähe. Aga olukord, kus peaministril ei tulnud ühtegi toetushäält, on siiski väga märgiline. Selleks ajaks oli juba jõudnud Reformierakonna ja Eesti 200 populaarsus hakata oluliselt langema, aga päris põhja veel langenud ei ole, selleni me jõuame suvel. Veebruaris järgmine oluline sündmus, mis minu meelest on ka rahvusvahelises mõõtmes tähtis, Eestisse jõudis lõpuks pärast EKRE poolt saadetud kirja OSCE ODIHR-i missioon e-valimisi hindama, e-valimiste demokraatlikkust hindama. Ja ODIHR-i hinnang e-valimistel oli tegelikult hävitav. Kuigi nüüd valimiskomisjon ja e-valimiste pooldajad kõik üritasid siin vaprat nägu teha ja öelda, et ei, ODIHR ei ütle, et e-valimised tuleb ära keelata. Tõesti seda ta ei öelnud. ODIHR ütles, et e-valimistel on tõsiseid puudujääke ja probleeme, millele nad on varasemalt korduvalt juhtinud tähelepanu, on teinud terve hulga üle 20 erineva ettepaneku, mida peaks muutma, et e-valimised muutuksid turvaliseks ja jälgitavaks. Praktiliselt mitte midagi sellest ei ole tehtud. Ja kui me nüüd hüppame edasi jälle oktoobrikuistesse valimistesse, kus jälle e-valimisi kasutati, siis on täiesti selgeks saanud, et e-valimisi ei saa vaadelda. E-valimiste auditeerimine on petuprotsess ja e-valimiste pettuse tegemine on imelihtne. Veebruaris jätkus umbusalduste seeria. Me olime sunnitud algatama umbusaldust Yoko Alenderile, kes oli sel ajal kliimaminister ja põhjuseks oli pöörane, kaugele haisev meretuulikute subsiidiumiplaan. Teame küll, kõik mäletame 2,6, võib-olla isegi 2,8 miljardit oli mõeldud mingitele ettevõtetele, kes ei olnud Eestis veel registreeritudki ja ilma igasuguste päris hinnanguteta või niimoodi, et need hinnangud olid arusaadavalt murksitud või võltsitud andmestikuga, et kuidagigi jätta muljet, et see skeem on majanduslikult mingilgi moel toimiv. See skeem kukkus kokku. Ja tanki pandi lõpuks see sama Yoko Alender omaenda Reformierakonna poolt. Yoko Alender nii-öelda astus pärast umbusaldust tagasi, ehkki selge on see, et ta tehti lihtsalt selle hiigelsuure korruptsiooniskeemi avalikkuse ees kaitsmise eest siis ohvriks ja sellega siis lükati kogu teema vaikselt vaiba alla. Et tuulikute teema ei ole vaibunud tänase päevani. Valitsus soovib jätkuvalt terve Eesti tuulikuid täis ehitada, nüüd küll mitte merele, vaid maismaa parke rajada ja sellest tuuliku vastasusest kujunes ka kohalikel valimistel oluline teema. Ainus erakond, kes üle terve Eesti ühtsena ühe ja sama positsiooniga sõltumata omavalitsusest oli loomulikult EKRE. Et siin Isamaa mängib topeltmängu, näiteks Virumaal toetab tuulikuid, Pärnumaal toetab tuulikuid, aga näiteks Viljandis või Saaremaal ei toeta tuulikuid. Keskerakonnal on umbes samasugune plaan ja käitumismuster Reformierakonnast rääkimatagi. Nemad tahavad ikkagi tuulikuraha kätte saada. Märtsis suutis maailma meediakanalites ilma teha Kaja Kallas, kes
noh, loomulikult ei suuda oma lapsesuud talitseda ja teatas, et vaba maailm vajab Trumpi asemel uut juhti. No Kaja Kallase säutsud ja jaburad hüüatused välispoliitikas, mitte ainult Ameerika suunal, aga ka näiteks Hiina suunal või noh, ükskõik missuguses suunas sa maailmas vaatad, Kaja Kallas suudab seal ainult pahandusi teha ja ainult häbi teha. Aga märtsis ta teatas et Trump ei kõlba. Kaja Kallase arvates ameeriklased on valesti valinud ja tuleb otsida vabale maailmale uus juht. Noh, loomulikult nüüd aasta lõpupoole on ta siiski natuke siin ja seal oma mingite sõnavõttudega seda asja pehmendanud, aga tulemus on käes. Kaja Kallas ei ole terve selle aja jooksul sisuliselt saanud Euroopa kõrge välispoliitika esindajana, saanud Trumpi administratsiooni kõrgemate esindajatega kokku. Ei ole ta kohtunud Vance'iga, välisminister Rubioga on ta ainult kuskil suuremates rahvusvahelistes formaatides põgusalt juttu saanud ajada. Loomulikult ei ole ta saanud Trumpi endaga kokku saada. Ja ta on täielikult maha kantud. Teda ei võta mitte keegi tõsiselt. Ta teeb häbi Eestile, ta teeb häbi Euroopale ja ta teeb ainult pahandust. Ja koos Mihkelsoniga ja miks ta seda teeb, sellepärast, et tema on jätkuvalt sõjaparteis. Tema arvates peab Euroopa kogu täiega, Eesti seal hulgas, ikkagi alustama sõda Venemaaga, et minna appi Ukrainale. Ja need sõnavõtud märtsis olid kohati väga teravad. Märtsis juhtus veel üks oluline asi Eestis, vahetusvalitsus. Kas saab öelda, et vahetusvalitsus, peaminister jäi samaks ja 2 valitsusparteid jäid samaks, aga sotsid visati üle parda. Näitab meile, et venna armu liberaalidel omavahel ei ole. Sotsid tegid kõik kaasa, mida Reformierakond käskis. Tõstsid tulumaksu, tõstsid käibemaksu, tõstsid aktsiisimaksu, kehtestasid automaksu, kärpisid koos reformierakondlastega lastetoetusi, kärpisid kodustelt emadelt siis tervisekindlustust, kärpisid huviharidust, kärpisid siin erinevad muid haridusasju. Nad on kõike teinud koos Reformierakonnaga. Hääletasid maha korduvalt toiduainete käibemaksu alandamist, hääletasid maha korduvalt automaksu vähendamist või kaotamist. Kõike nad on koos teinud Reformierakonnaga ja Eesti 200-ga. Tänu selle eest oli suur jalajälg selja peal. Sotse loomulikult keegi opositsioonierakonnad ei võta tõsiselt opositsiooniparteina, ega nad ei ole tänaseni aasta lõpuks sellest rollist välja tulnud. Nad jätkuvalt tahaksid kogu aeg toetada kõike, mida Michali valitsus teeb. Nii et opositsioonina nad ei käitu. Küll aga käituvad nad populistidena. Mida tegi EKRE selles olukorras, kuna valitsuse ühe osapoole üleparda viskamise järel hakati siis Reformierakonna ja Eesti 200 poolt rääkima, et meil on nüüd parempoolne valitsus ja maksutõusude aeg on läbi, sest makse tahtsid tõsta sotsid. Siis nemad hakkavad nüüd makse langetama. Mingeid maksulangetusi tegelikult ei ole tulnud. Mõned nende poolt varem ära otsustatud maksutõusud on tühistatud. Aga tegelikult maksulangetusi tulnud ei ole. Nii et selle jaoks, et nende bluffi paljastada, esitas siis EKRE 6 erinevat maksulangetuse eelnõu, ütleme automaksu kaotamine, käibemaksu langetamine, tulumaksu langetamine, ettevõtte tulumaksu kaotamine, aktsiisimaksu langetamine, seal oli terve pakett asju. Kõik hääletati Eesti 200 ja Reformierakonna poolt maha. Ja sellega ka lõppes nende jutt sellest ära, et nad on parempoolne makse langetav valitsus. Ega nad kedagi enam ei peta. Aprillis korraldas EKRE fraktsioon Riigikogus sellise asja nagu OTRK, olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, ja võtsime seekord ette siis tuulikud või üleüldiselt natuke laiemalt ka kogu siis see nii-öelda taastuv energia, absoluutne bluff. See on suur räkit. See ei ole roheline, vastupidi, ta on äärmiselt mürgine. Näiteks tuulikulabad koosnevad mürgisest ainest nimega bisfenool A, mis tekitab vähki, tekitab nii inimestel kui loomadel, lindudel vähki, mis kogu see heli tekitab inimestele tervisehäireid. Kõik need suured hiigelsuured tuulikud, mida ehitatakse, ju peavad saama väga sügava vundamendi. See vundament häirib normaalset vee liikumist maapinna sees, veesooni, ojasid ja jõgesid. Et see kõik on kohutavalt looduskahjulik. Samamoodi päikesepaneelid, ülimürgised asjad, mille pärast utiliseerimine on väga-väga keeruline ja kallis.
Ainult miks ta töötab sellepärast, et maksumaksjalt või ka lihtsalt elektritarbijalt võetakse miljardid ja miljardid ja miljardid ja subsideeritakse neid šarratane. Ja justkui, et kinnitada, et meil on õigus jälle, EKRE-l on jälle õigus, juhtus aprillis kogu Hispaania ja Portugali kattev elektrikatkestus, isegi natuke Prantsusmaal. Miks ta juhtus? Sellepärast, et nemad on ka hästi usinasti ehitanud oma päikesepaneele ja tuulikuid ja Hispaania suhtus selline lugu, et oli pilvine päev ja järsku läksid pilved päikese eest ära, päikesepaneelid hakkasid täis vungiga vurisema, tekkis elektri hüppeline ületootmine ja alajaamad plaks, kõik kärsasid läbi. Ja terve Iberia poolsaar oli pime. Kõik täiesti ilma elektrita. Nii et see on see, mis juhtub, kui me liigume edasi siin taastuvenergia arendamisega. Aprillis samuti oli meil Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal kongress. Igal aastal valib EKRE endale uued kõik ametid uueks, esimehe, juhatuse, volikogu. Ja kongress oli ühtlasi ka meil ettevalmistusmoment või see hetk, kus me siis panime paika plaanid kohalikeks omavalitsusteks, kus peetakse kõnesid. Ja see oli ka kongress, mis siis nii-öelda oli esimene normaalne kongress pärast 2024. aasta suurt erakonna sisetüli ja kongressil võis tõdeda, et EKRE on tugevam kui kunagi varem, ühtsem kui kunagi varem, rohkem eestimeelsem kui kunagi varem ja me läheme vastu väga julgelt ja väga optimistlikult kõikidele järgmistele valimistele. Maikuus mingisuguseid põrutavaid suuri poliitilisi raputusi Eestis ei olnud, aga menetlesime Riigikogus siis neid maksulangetuse eelnõusid, mida EKRE oli toonud ja tuletame siis meelde, et kunagi tõstis Reformierakond käibemaksu 18% 20% peale, rääkides, et see on ajutine, siis see jäi alaliseks. Siis tõsteti 22% peale rääkides, et see on ajutine ja nüüd hiljuti tõsteti veel, siis sellel aastal tõusis veel 24% peale ja enam isegi ei teeselda, et see on ajutine. Lisaks loomulikult on Reformierakond tõstnud tulumaksu protsenti ja aktsiisimakse, automaksust oleme juba rääkinud, nii et see maksutõusude lõputu kaskaad, mis meid on tabanud, on teinud Eesti inimesi vaesemaks ja loomulikult on see kaasa toonud ka hinnatõusu. Eesti on Euroopa riikidest, euroala riikidest kogu aeg üks kõige suurema inflatsiooniga riikidest ja see on siseriikliku poliitika, maksupoliitika tagajärg. No ja selle arutelu käigus loomulikult sotsid hakkasid teesklema, et ei, neil pole nende maksutõusudega mingit pistmist. Nemad on nüüd juba opositsioonis, ega nemad enam ei pea võtma vastutust sellest, mis nad tegid siis, kui nad valitsuses olid. Ja ma ikkagi tuletan sotsidele meelde, et käivad mööda valimisringkondasid ringi ja seletavad, kuidas oi ei, meile ei meeldi see homoasi, oi ei, meile ei meeldi see maksutõusude asi, aga tegelikult kogu aeg alati hääletavad selle poolt. Alati hääletavad selle poolt. Juunikuus tegime umbusaldusavalduse Liisa-Ly Pakostale ja põhjus oli Pihlakodu vägistamiskandaal. Tegelikult me tahtsime seda umbusaldust juba varem teha, aga järjest tuli välja siin uusi õõvastavaid asjaolusid selle kohta ja siis sai ka selgeks, et prokuratuur lihtsalt ei tõsta toru. Ja Pakosta arusaamine sellest, mis on õiglus või kuidas õiglust mõistetakse või mis on tema roll ministrina, prokuratuuri järelevalvajana, see on täiesti pöörane. Ta lõi tagus seal vastu rinda jälle, kuidas tema ei kavatsegi hakata prokuratuuri sundima oma tööd tegema. Aga tegelikult peaks. Ja sellepärast, et ta ei tee seda, sellepärast tuligi teda umbusaldada. Loomulikult hääli kokku ei saanud, aga vähemalt me fikseerisime selle teema väga jõuliselt. Ja prokuratuuri täielik läbikukkumine päris kuritegude menetlemisel kontrasteerub väga karmilt siis prokuratuuri ülima innukuse ka võrreldes siis, kui ta ajab taga nii-öelda poliitilisi vastaseid. Et meil on neid poliitilisi kaasuseid, kus küll EKRE inimesi, küll Isamaa inimesi, küll mingisuguseid teisi poliitiliselt ebamugavaid inimesi kriminaalasjadega ruineeritakse, on hiigla palju ja kõrval on meil
siis tapjatarmod, kes korduvalt oma elukaaslast peksavad, narkootikumidega vahele jäävad, aga neid vangi ei panda, nendega kriminaalasjaga ei tegeleta. Meil on terve hulk mingisuguseid majanduskuri-tegusid, meil on Pihlakodu vägistamised, meil on pedofiilia ja sellega prokuratuur ei tegele, sest aega lihtsalt ei jää. Pakosta on meil teatavasti hull äärmusaktivist, et on ta võtnud vedada siis Eestisse Rootsi kurjategijate toomise Tartu vanglasse. Ja loomulikult, kui me räägime Rootsi kurjategijad, siis me ei räägi Fillest ja Rullest, vaid me räägime ikka Mohamedist ja Ahmedist ja Rootsi, ütleme siis, gängi kurjategijatest ja Rootsi islami äärmuslastest, vägistajatest, pussitajatest, pommipanijatest. Et Rootsi vanglad on neid ääreni täis, ajavadki juba üle ääre ja Pakosta tahab siis selle kuritegevuse liigi Eestisse tuua, Tartusse tuua, et ikkagi hävitada normaalsust, hävitada Eesti inimeste turvatunnet ja kusjuures räägib meile orwelliliku juttu, kuidas see tugevdab Eesti sisejulgeolekut. Suvel teatavasti Eestis poliitikas on hapukurgi hooaeg, Riigikogu ei tööta, olge tänulikud. Iga kord, kui seadusandjad koos on, ei ole ühegi inimese eluvabadusega varandus kaitstud, nagu ütles Benjamin Franklin. Ja sellepärast ka poliitilisi uudiseid on vähem, aga ometi suhtis meil siin peaminister lüüa laineid, tõsiseid laineid sellega, et ta kutsus Eestisse maailmakuulsu YouTuberi, kes sõitis voodiga mööda Vabaduse väljakut. Kui tavaliselt, kui te saate oma postkasti selle Nigeeria kirja, kus räägitakse, et mul siin on vanatädi, kes ära suri ja saate, kui te väikse summa mulle annate, siis saate tema päranduse endale, siis ma mõtlen alati, et kes see loll nende õngitsuste otsa läheb, aga tuli välja, et Eesti valitsus läks siukste õngitsuste otsa, maksime 30 000 sellele maailmal kuulsale YouTuberile. Veel üks sündmus, mis juulikuus siis meid kõiki hoidis poliitika lainel, on Reformierakonna harakiri Tallinna volikogus, kus siis hakati lammutama omaenda koalitsiooni lasteaia kohatasu teemal, saamata isegi täpsemalt aru, mida nad tahavad või ei taha. Lõpuks koalitsioon ka lagunes ja sel hetkel käis ka läbi Reformierakonna toetusest krõks ja tagasi nad tulnud ei ole. Et kui ennem Reformierakond langes, seal oli seal niimoodi kunagi ilusatel headel aegadel, kui Kaja Kallas valimised võitis, oli 30%, siis tuli 25 peale, siis oli langenud koos Michaliga 20 ja alla 20. Siis nüüd kukkus pool ära ja Reformierakond kukkus 10%, ega ta sealt enam ülespoole tulnud ei ole. Et laske aga Pärtel-Peeter Pered oma erakonda siis reklaamima avalikkuses rohkem Pärtel-Peeter Peresid ja Jürgen Ligisid eetrisse. Palun Reformierakond. Septembris hakkas Riigikogu jälle koos käima ja alustasime septembri siis hooaega sellega, et tegime umbusaldusavalduse Karmen Jollerile, meie sotsiaalministrile. Põhjus on väga lihtne. Suvel peeti Tervisekassa suvepäevi, 100 000 lendasid. Kui juba pilk hakkas, uurivam pilk läks peale Tervisekassa raha kasutusele, tuli välja, et nemad raha ei loe. Inimestel ei jätku selle jaoks, et nad saaksid ravi ja ravijärjekorrad muudkui kasvavad, spetsialiste ei ole, vähihaigetele ravi ei saa anda, aga suvepäevi saab pidada ja Tervisekassa ostis enda kontorisse 3500 euroseid siis kraanisegisteid. Mina ei tea, kust nii kallid kraanisegisteid üldse saab, võib-olla Pentagonist tellisid, aga igatahes on ilmne, et selles asutuses raha ei osata lugeda ja on ilmselge ka see, et see jutt, mida meile Karmen Joller rääkis, et tema ei puutu asjasse, sest tema usaldab neid inimesi ja mis kõik veel. Vabandust, need on tema ongi seal selle jaoks, et need inimesed ei hakkaks kuritarvitama maksumaksja raha või enda käes olevaid siis võimalusi ja vahendeid. Ja Joller muidugi näitas ennast ülimalt halvast küljest kogu selle umbusaldamise ajal, aga ärme muretse, Joller sai natuke aja pärast uuesti umbusalduse. Septembris suudeti kultuurisõja valdkonnas jälle Eesti rahvale solki pähe valada, toimus Eesti Rahva Muuseumis. Hurda mälestuseks loodud muuseumis, mille ülesanne põhikirja järgi on Eesti rahvapärandi korjamine, soome-ugri rahvapärandi korjamine. Seal siis tehti mingisugune hooaja avamise pidu, kus maksti mingisugune täiesti andetule, talenditule, nurgatagusele taidlejale hirmus summa maksumaksja raha, et siis toodi lavale mingi tõesti ropp ja ülimalt labane etendus, kus siis vägistamisi teeseldi ja peksmisi teeseldi ja ropendamist oli nii, et ei jõudnud ära kuulata, publik suures osas lahkus saalist. Ja kui me küsime kultuuriminister Heidi Purgalt, et
kuidas on võimalik, et sellist asja tehakse meil kultuuri nime all, kultuurile mõeldud rahaga, siis Heidi Purga taab vastu rinde ja ütleb, et tema ei sekku loomevabadusse ja tema ei kirjuta ette professionaalidele, mida nad võivad teha, kuidas nad võivad teha. No tegelikult ikka oleks pidanud sekkuma, tegelikult oleks pidanud ikka ette kirjutama ja kui ei ole professionaalil nii palju aru, et ta sellist ilgust lavale ei lase muuseumi töös, siis ta ei ole professionaal ja oleks tulnud ametist maha võtta. Veel üks asi, mis septembris juhtus, tuli välja skandaal Lauri Läänemetsaga. Lauri Läänemets tuleb välja ja ta ei eita seda, ta lihtsalt mängib lolli, võttis eelmises Riigikogu koosseisus tõi Riigikogu kantseleisse võltsitud kuludokumente, mis oli siis selles mõttes võltsitud, et tegelikult ta seda kulu ei teinud. Ta võttis tõi lihtsalt nii-öelda arve, võttis raha välja, selle raha sularahas maksis ühele inimesele, kes töötas partei heaks, maksis makse maksmata. Ehk siis siin on mitu asja korraga sees, siin on pettus, siin on maksupettus, siin on ka lihtsalt tegelikult poliitiline pettus, sest et kuluhüvitisi ei ole ette nähtud selle jaoks, kuluhüvitised on ette nähtud Riigikogu liikme enda asjade tegemiseks. Ja oleks ju võinud arvata, et meie riik reageerib nii sama karmilt ja sama jõuliselt, nagu ta näiteks võttis Letti Gert Kingo, kes ei võtnud seda raha endale, ei võtnud seda maksu pettusega, vaid kes tõi kuludokumendi juriidilise nõustamise jaoks, aga seda juriidilist nõu ei saanud ta mitte endale, vaid seda juriidilist nõu siis jagas ta teiste inimestega ja selle eest määrati talle kohtulikult kriminaalkaristus. Lauri Läänemetsa tegevus on tükk maad rängem rikkumine sellest. Aga siiamaani ei prokuratuur ei näe, ei kuule, ei tee midagi. Erikomisjonid kuidagi natuke nokivad seda asja, ja ka avalikkuses mingit suur skandaali ei ole, et ikka kui sa oled õiges parteis ja õigel poole liberaalseid väärtusi, siis sa võid varastada, siis sa võid valetada, siis sa võid petta. See on minu meelest antud kaasuses õppetund. No Läänemetsa kaasus loomulikult on juba valimiskampaania sellises hoos, valimiskampaania kestis juba septembris ja oktoobris läks intensiivsemaks. Ossinovski, tänaseks õnneks endine Tallinna linnapea, käis ringi ja rääkis mingisugusest väärtusruumist ja rääkis mingisugusest teiste erakondade korruptsioonist. Aga tal endal on erakonna esimees, kes tegi puhast korruptsiooni. Ega Ossinovski isegi korruptsiooni hõngulistest käitumistest ära ei ütle see, mismoodi ta maksis tohutut raha oma nõunikele ja siis ametist lahkuvatele abilinnapeadele. On ju ka legaliseeritud korruptsioon tegelikult. Väärtusruumist rääkides Ossinovski põhiline osa kampaaniast ikkagi keskendus venekeelsetele klippidele sotsiaalmeedias süüdistusega, et kõik teised on venemeelsed. Nii et see kahepalgelisus ja valelikkus, millega sotsid esinevad ükskõik mis küsimuses, on ikkagi hingematvalt suure mõõtkavaga. Aga kohalike valimiste tulemust EKRE jaoks võib hinnata nii ja naa, et loomulikult me lootsime natuke rohkem saada. Meie protsent oli väiksem kui 4 aastat tagasi ja me saime mõnevõrra vähem kohti volikogudes kui 4 aastat tagasi. Teisest küljest me oleme peaaegu 2 korda rohkemates kohtades koalitsioonides kui 4 aastat tagasi. Me oleme 26 või 7 omavalitsuses koalitsioonis. Laias laastus on kolmandik Eesti omavalitsusi sellised, kus EKRE on võimuliidus. Ja see kindlasti on edenemine, see kindlasti on hea tulemus. Nii et jutud sellest, mida meil siin peavoolumeedia hakkas rääkima, kuidas EKRE läks valimistel halvasti, on, ütleme siis niimoodi, et on selline teadlik ja tahtlik negatiivne spin. Tegelikult valimistulemusega mina erakonna esimehena võin küll rahul olla. Oktoobris avanes uus võitlustanner väärtusruumis, et kui me siin jaanuaris juba nägime, kuidas liberaalne front pressib peale meediavaldkonnas siin ERR-i näol, siis Läti eeskujul. Lätis denonsseeriti Istanbuli konventsioon ja põhjendused olid väga ratsionaalsed, väga mõistlikud. Istanbuli konventsioon ei ole naistevastase vägivalla vastu võitlemise konventsioon, vaid Istanbuli konventsioon on sõnaselgelt ja väga agressiivselt äärmusideoloogia ja perverssuste riikliku kehtestamise
dokument, mis kohustab riike edendama homoideoloogiat, transideoloogiat, rahastama MTÜ-sid, rahastama ministeeriumite tegevusi selles valdkonnas. Nii et Istanbuli konventsioon, meie hääletasime sellele vastu, kui ta tuli 2018. aastal ta Eestis parlamenti tuli, meie hääletasime ainsana vastu. Ja need, keda meil siin nimetatakse ka konservatiivse leeri parteideks, nagu Keskerakond ja Isamaa juba tookord toetasid seda ja toetavad praegu ka. Nemad ei tahaks Istanbuli konventsioonist üldse rääkida. Istanbuli konventsiooni selline sisemine vastuolulisus avanes mul võimalus siin aasta lõpupoole käia Barcelonas, kus ma sattusin peale mingisugusele feministide demonstratsioonile, kus siis kõik oli pudru ja kapsad. Seal olid Palestiina lipud, seal oli meeste vastased loosungid, seal olid ennast siis nendesse islami kaltsudesse sisse keerutanud naised, kes seal midagi rääkisid arusaamatud mingite plakatitega. Seal kõik oli segamini. Küll olid seal homolipud ja translipud segamini ja patriarhaadi vastased sellised huilgamised. Ja millest ei saadagi aru on see, et see Istanbuli konventsioon esitleb ennast naiste kaitsjana, aga tegelikult on naiste vaenulik, sest et ta edendab ideoloogiaid ja edendab vähemusi või äärmuslikke selliseid grupikesi, mis sisuliselt võtavad kättevõidetud naiste õigused ära. Kui transmehed, kes ennast peavad naisteks, nõuavad endale õigust saada naiste spordis võistelda võrdselt naistega, nõuavad endale õigust saada naiste vetsus käia, naiste riietusruumis käia, naiste vanglas aega oma siis seda määratud karistust kanda, siis see ju kõik toimub naiste turvalisuse ja siis nii-öelda naiste vabaduse arvelt. Aga hullud vasakpoolsed ei näe seda, ei mõista seda ja ikka süüdistavad konservatiive veel naiste vastasuses. Ei, konservatiivid on viimased ja ainsad, kes päriselt naisi kaitsevad. November oli suhteliselt intensiivne poliitiline kuu meil. Jälle uuesti võtsime ette Jolleri umbusaldamine. Põhjuseid oli palju. Põhjus on see, et meil on tervisekassa kriis, ravijärjekorrad pikenevad järjest, hoolekodudes suureneb omaosalustasu erakondade poolt, kes ju valimiste eel lubasid, et saate pensioni eest hoolekodu koha kätte. Pensioni eest saab seal vägistatud ainult. Ja meie heitsime Jollerile ette ka seda, et ta prioriteerib rahalisi vahendeid annab kõikvõimalikele seksuaalpervertide organisatsioonidele, aga võtab vähemaks või ei suurenda päris naiste varjupaikadele, naiste kaitseks mõeldud rahasid. Näiteks naiste psühholoogiline ja juriidiline nõustamine on absoluutselt alarahastatud, et kõige selle kõrval, kus taotakse vastu rinda, et Istanbuli konventsioon on vajalik, et naisi kaitsta, tegelikult raha ei anta nende samade nii-öelda kaitsjate poolt ja võetakse hoopis vähemaks. Nii et meie etteheide oli see, umbusaldus läbi ei läinud, aga Joller suutis seal kuldsete kildudega hakkama saada. Tema arvates näiteks ravijärjekord ei ole üldse mitte mingi näitaja, sellepärast ei pea üldse pabistama. Sead hakkasid ka korra lendama meil siin Riigikogus, et Joller vehkis Vene kaardiga nii palju, süüdistas kõiki Kremli agentideks olemiseks, isegi tema erakonnakaaslasest Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi tegi talle märkuse, et paneme nüüd selle Vene kaardi korraks sahtlisse. Novembris ERR suutis meile jälle lillat solki üle ekraani näkku visata ja kurgust alla toppida. Isadepäeva üritusel siis näidati meile 2 homomeest, kes on ostnud endale lapsed. Ja see ei olnud skandaal Eesti avalikkuses. Skandaal hoopis oli see, et ERR-i nõukogu esimees julges arvata, et see ei olnud päris sobilik. Meie arvame siiski, et skandaal oli see, mida tehti selles eetris. Meie arvame see, et niimoodi isadepäeval mõnitada isasid, mõnitada normaalseid peresid, mõnitada tegelikult ka emasid ja lapsi, on ühiskonna lõhkumine, ühiskonna lõhestamine, on vastuolus ERR-i seadusega, on vastuolus igasuguse elementaarse eetika ja moraaliga. Maha oleks tulnud võtta eetrist see saatejuht ja kui juhatus ei võta maha, siis oleks nüüd juhatus maha võtta nõukogu poolt. Aga läks teistmoodi. Liberaalid panid seljad kokku ERR-i nõukogus ja võtsid maha hoopis nõukogu esimehe. Siit ei saa muud järeldust teha, kui et
olge nüüd mõistlikud, ärge teie küll vaadake uusaasta ööl enam ERR-i saateid, sealt iiale või teada, mis roppusega teid kostitatakse ja ega tegelikult ka emadepäeva saateid ei ole vaja vaadata, sellepärast et tõenäoliselt tuuakse teile jälle sinna 2 homomeest, sest nagu ütles Liisa Pakosta, isa on alles ja isa on mees ja ema on alles ja ema on mees. Nii et kui nad emadepäeva saatel meile 2 meest panevad eetrisse ja ütlevad, et vähemalt üks neist on tegelikult naine, siis on ERR jälle täitnud oma seaduses kirja pandud ülesannet edendada pereväärtusi. Uuesti, Ceterum Censeo, see organisatsioon tuleb laiali saata. Novembris jõudis avalikkuse ette väikese vahega 2 dokumenti. Üks on riigikaitsekomisjoni raport sellest, mis meil toimub riigikaitses ja pisut varem, mõni nädal varem jõudis avalikkuse ette Riigikontrolli aruanne sellest, kuidas kasutatakse meil hiigelsuuri rahasid riigikaitse valdkonnas. Mõlemad raportid on hävitavad kogu reformierakondlikule sellele narratiivile, et meil on kindlates kätes Eesti ja me paneme 5% SKP-st, meil raha nagu muda, meil riigikaitsetööstus edeneb, meil riigikaitse muudkui läheb tugevamaks. Tegelikkus on katastroofiliselt õudne. Raha läheb musta auku, korruptsioon lokkab, mingit kontrolli ei ole, meil puudub ülevaade sellest, mis meil on ladudes, meil ei ole uusi võimekusi tulnud, meil on ära lõhutud normaalne toimiv juhtimissüsteem ja riigikaitse raport, mis on tehtud siis siin Riigikogus, ütleb väga selge sõnaga, kui täna toimub Eesti vastu sõda, kui Venemaa meid ründab, siis Eesti selle sõja vältimatult kaotab, sest me lihtsalt ei ole teinud ära neid asju, mida on vaja, et ära teha. Ja tegelikult tuleb küsida, kes vastutab. Vastutab Pevkur, Hanno Pevkur kaitseministrina, vastutab loomulikult Kaja Kallas, kes oli peaminister ennem, vastutab loomulikult Kristen Michal, vastutab nii selle eest, et 700 miljonit kantakse kaitseministeeriumi eelarvest suvaliselt kellelegi üle ja mitte midagi vastu ei saada ja raha isegi ei küsita tagasi. Vastutatakse selle eest, et on valetatud nii valitsusele, parlamendile kui avalikkusele selles osas, mis meil on või mis meil ei ole. Vastutatakse selle eest, et antigi ära kõik relvad, nii nagu ma 2023. aastal või 2022. aasta lõpul kritiseerisin, et me ei tohi ära anda oma raskemoona, me ei tohi ära anda oma kahureid, sest asenduse me saame alles võib-olla 10. lõpul. Tänase päevani ei ole kogu seda asendust tulnud veel. Eesti on kaitsmata, mitte kindlates kätes Eesti. Ja see skandaal oleks pidanud loomulikult olema palju suurem skandaal, kui ta oli. Normaalses demokraatlikus riigis oleks selle tagajärjel vähemalt kaitseminister oma kohalt kadunud. Võib-olla oleks pidanud terve valitsus tagasi astuma, aga meil ei ole normaalne demokraatlik riik, meil on e-valimistega riik. E-valimiste kaotamise ettepanek oli ka novembris Riigikogus siis suures saalis hääletusel. Mis te arvate, kuidas läks? Hakkamegi oma aastaringiga lõpuni jõudma, nüüd on jäänud veel detsembris mõned asjad on, mis minu meelest väärivad veel alla kripsutamist. Esiteks hasartmängumaks. Hasartmängumaks, kõik tunnistavad aasta halvim seadus. See on üks neid väheseid maksulangetusi, mida siis Eesti 200 ja Reformierakond pooldasid. Kõiki teisi makse nad on tõstnud, aga seda maksu nad langetavad. Miks? Sellepärast, et Kadri Tali Eesti 200 ja Tanel Tein Eesti 200 on lobistidega kokku leppinud ja nõudsid, et kui seda maksulangetust ei tule, nemad oma nii-öelda lobistidele antud lubadusi täita ei saa, siis nad ei hääleta riigieelarve poolt, mis vajab loomulikult 51 häält, mida ilma nende 2 hääleta koalitsioonil enam ei ole. Ja reformierakondlased, kes ei olnud vaimustuses sellest ideest, pigistasid aga nina kinni ja hääletasid selle poolt, et me teeksime välismaal asuvatele online kasiinodele siis maksusoodustuse. Kõik me saame aru, et mingit maksulaekumiste lisa sealt ei tule, küll aga tuleb sealt rahapesu ohu kasv. Loomulikult tuleb sealt inimeste hasartmängu sõltuvuse kasv, terve hulk igasuguseid sotsiaalseid probleeme, ühiskondlikke probleeme, pereprobleeme. Aga see kõik ei huvita Eesti 200, raha on vaja kätte saada. Ja ma ei mõtle riigieelarvesse. Teine asi, mis meil siin detsembrikuus oli siis õiguskantsler Ülle Madise tõi prokuratuuri soovil
Riigikogusse Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse äravõtmise. Kalle Grünthalile pannakse süüks, et ta on tankinud Riigikogu kuluhüvitisest kütust niimoodi, et mitte kõike seda kütust ta ei kulutanud ise ära, vaid tankis kellegile teisele. Kõikidel varasematel aastatel, 30 aastat järjest, kui kellegil tekib probleem sellega, et ta on kuluhüvitisi valesti kasutanud, siis kuluhüvitised nõutakse, et ta maksaks tagasi. Aga EKRE saadikutel tehakse kriminaalasi ja Kalle Grünthal oli ju veel mõni aeg tagasi või valiti vähemalt Riigikogusse EKRE saadikuna. Nüüd selle taustaks on meil kasvav jälgimisühiskond. Meil on olnud mitu erinevat episoodi sellel aastal, kus me oleme teada saanud, et meid filmitakse kogu aeg, meid salvestatakse kogu aeg. Ja lahendus ei ole siis olnud mitte see, et lõpetame ära selle filmimise kaameramaania, vaid lahendus on olnud siis see, et me toome Riigikogusse, valitsus on toonud eelnõu, millega see muudetakse seaduslikuks. Nii nagu juhtus maantekaameratega, nii on juhtunud ka siis nende pangasaladuste saamise ja küsimisega, kus kõikide meie pangaandmed, iga viimane kui ülekanne, iga viimane kui makse on ilusti kättesaadav praktiliselt kõikidele riigi julgeolekuasutustele, maksuametitele, politseiametile, rahapesu andmebüroole. Kõik te olete finantsiliselt alasti nende ees. Ja selle asemel, et seda ära lõpetada, siis koalitsioon menetleb seadust, mis selle kõik seadustab. Ja prokuratuuri tegevus samamoodi siin selle Kalle Grünthali kaasusega paralleelselt jookseb meil Parvel Pruunsilla kaasus, mis on absoluutselt laest võetud, pastakast imetud võimu kuritarvitamine, puhas poliitiline kaasus, kus siis tegeletakse jälle opositsiooniparteide ja opositsiooni poliitikutega. EKRE on aastaid hoiatanud, et meil on kontrolli alt väljunud julgeolekuasutused, kontrolli alt väljunud prokuratuur. Nüüd siis avastavad teised ka. Nüüd räägib Isamaa ka sellest. Nüüd räägivad isegi advokaadid ja ajakirjanikud sellest, et süvariik ongi päriselt olemas. No tere tulemast klubisse. Meil hea meel, et olete pigem hilja kui mitte kunagi aru saanud, kus me seis on. No Ülle Madised siin sosistatakse, planeeritakse järgmiseks presidendiks. Ja mina olin ülikriitiline tema käitumise suhtes, sest et ta küll ise kritiseerib kogu aeg seda sama süvariiki, aga ta teeb kõike nii, nagu nad tahavad. Tema käes oli pastakas, kas tuua see saadikupuutumatus äravõtmine siia. Nii Gert Kingo puhul, Kalle Laaneti puhul, Kalle Grünthali puhul. Ta ei sekkunud sinna, ta tõi täpselt kõik selle pahna, mille prokuratuur kokku kirjutas Riigikogusse. Ja siis ise teeskleb, et ega mina ei puutu asjasse. Puutub küll. Tema on see, kes selle ettepaneku Riigikogule tegi. Ülle Madise ei ole ka hakkama saanud oma tööga laste ombudsmanina. Tema käes olid Marko Mihkelsoni nii-öelda alajalistest lastest tehtud pildid. Tal oli võimalik seda teemat avalikkuse ette tuua, tal oli võimalik sundida uurimisasutusi sellega tegelema, ta ei tegelenud sellega. Ta on kogu aeg mänginud sellist kahepalgelist mängu, kus ta justkui on kriitiline selle liberaalse režiimi suhtes, aga näiteks on ta ainus inimene Eestis, kes veel saaks pöörduda Riigikohtu poole, et taotleda Riigikohtult e-valimiste põhiseaduspärasuse hindamist. Aga ta ei tee seda sellepärast, et ta ütleb ausalt ise, temale e-valimised meeldivad. Nii et me kõik saame aru, miks ta seda teeb. Ta loodab, et niimoodi natukene justkui kritiseerides, aga tegelikult alati õigel poolel olles on võimalik teha karjääri ja kunagi saadagi presidendiks. No mitte meie häältega. Sellega ma võtan kokku meie aasta ja ma julgen ikkagi veel teile kõigil soovitada. Aasta, mis ees ootab, vajab kalendrit seinale, kus iga päev on natsekret igasse päeva. Võtke ja ostke 10 eurot, saab tellida ja väikesed siin meie tarkuseterad ja meeleolukad pildid. Ilusat aasta lõppu ja kõige paremat uuel aastal.